mängijaid, kes tulevad esiliigast, kus on kõvad pommitajad, aga Premium-liigas jäävad hätta. Aga nüüd on siis avavile kõlanud ja... Väga põnev lahtimäng. Kohe pandi sinna siuke kõrge pall kasti ja vaatame, mis juhtub. Ja kohe ongi mängus raskuskese viidud Paide. Milline seiv! Ja Vainula enda nii-öelda apsakaga ise väga... Juba nii ammu, kui uus meeskond tuli kõrgliga võitjaks. Aga ja nüüd... Oi, seal ei jäänud palju puudu. Ja väga hästi on siin on Harjul ees Kriis Eerme. Tundub, et nendele on antud... olemas! Suurepärane. Ei ole palju vaja. Ja kust kohas see praegu tuli? Täitsa niimoodi, et ei kusagilt. Ja Karel Eerme sünnipäeva laps. Mis tundus ka loogiline nüüd tagantjärgi mõeldes on, et ta täna lööb. Ja täpselt, lööb ära 17. värava. Nii, vaatame, kas... Kui nüüd ei ole jasulu seis, et Varsin seda muidugi vaatab, aga... Kuna ma magasin selle sööduhetke momendi maha täiesti, kuigi olen eerida, aga nüüd saame arutus. Tundus, et ei olnud... Raske öelda, selle nurga alt ei paista küll, et oleks olnud, aga kontroll veel käib, nagu ma aru saan. Tabelis kaugemale lükata ja tegelikult ongi nii, et... Ja läheb Eerme jälle, no mida? See oli nii napp. No, mulle tundub. Tegelikult Ramal Sillamaa oli siin Oskar Hõimu käest seda palli röövimas, aga tal ei olnud ka ühtegi nagu tuge siin eespool, et Harju on päris suurte jõududega kaitsesse vajunud. Siim Luts võetakse maha. Ja võt Siim praegu, tõenäoliselt jääb see nagu püsima see penalt. Ja võt siin oli praegu ehe näide, mismoodi noorel mängumehel närve pidanud vastu. Et tegelikult oli võitluslik olukord, ta sai haiget. Jah, siin ei ole küsimust ka. Ja läks tagasi tegema. No kastis, enda kastis, sa ole juhid. 2 tabamust on tal kirjas pooleteise hooajaga Premium-liigas. Mina jälgin, mis Tarmo Kink teeb sellel ajal, siis sina saad jälgida siis, kuidas penaltit tühjaks. Nii, läheb lööma ja sees. Ja seis on siis 1-0 ja Padamosi 3. tabamus Premium-liigas. Nii, ja kuidas penalti oli? Penalti oli soliidne, ütleme soliidne. Tarmo Kink oli täiesti soliidne. Tundus, et ta juba teadis, et see lüüakse sisse. Näeme tantsu ka, et selles mõttes jalga gaasipedaalilt ära võtnud, aga siiski Markus Kesa teeb sellise koolipoisi vea. Siin Siim Lutsu vastu penalti määratakse ja Abdulrahman Padamosi penaltist selle seisu viigistab 41. mänguminutil ja seis siis 1-1 mehena kinnistada. Nii. Miller. Ja... Kui ilus värav! Ja Millerilt sellist lööki Oskar võib oodata ka. Tugev löök ja tõesti Vainulal ei olnud seal suurt midagi teha. Aga vaatame üle ka. Kui sa annad Millerile siuksest kohast võimaluse, siis see on juba pool väravat. Nii, aga hea vaataks korraks üle selle eelneva olukorra. Kas seal midagi määruste vastast võis olla või mitte? Narr kõiki neid väravaid kontrollib, aga mis seal on? Nii, hetkel magasin täiesti maha selle hetke. Nii, aga küll Varriruum selle analüüsi seal ära teeb. Aga löök oli ilus, löök oli väga ilus, väga võimas. Jaant praegu siin jätku sellele olukorrale. Nii, Vainula toob palli tagasi kasti ja Laur on seal. Ja mille peale ma tegin oli selle Lauri praegu balletilik etteaste, kus see pall käis seal tal kõik kehaosad läbi selja pealt, tuhara pealt ja siis kaotas korraks tegelikult palli silmist. Vaadata, kas on äkki sellel väravvahile
kuidagi värav. Ei, mina ei näe siin praegu ühtegi probleemi kohta, kui ei olnud mingi suluseisu õngu siin, et kõik ilus, tore. Väga ägedalt tehtud pall, niimoodi selja pealt veereb ja kui ilusti Laur selle tõesti väravasse lööb, et siin nüüd kahtlemata, aga noh, see kogemus näitab ennast igati, et temal need lähevad mõlemad ilusti võitlusse, see ei ole viie kast. Aga ja kätega ta minu meelest midagi seal. Kätega ta ei tee ruumi. Ja no ei ole seal ka Lauril kätt, et selgelt õlale ja siis seljale. Ja ei loe. No nii. Ja võetakse ära Kaspar Laurilt tõesti ära. Siis praegu peakohtunik kindlasti selle lähetustega kuidagi läinud sassi. Nii, aga igal juhul praegu Rudenkol pall, ilus pall. Oi! No, pall on seal kastid lahti ja mis nüüd on? Mis siin on? Kuhu, mida näidati nüüd? Kas näidati penaltit? Kui on kollane, siis on penalt. Nii, ja näitas tõesti. Ja Andradele siit. Ja me peame rohkem sõnuma hakkama. Aga vaatame nüüd, mis siin siis on. Rudenkolt tuleb pall kasti. Ja seal tõesti. Siin minul lükati. Ja lükati, aga selle nurgalt väga raske hinnata. Nii, vaatame siin, kas see annab arutust rohkem. No, ma ütleks küll, et see lükkamine... See oli oluliselt pehmem lükkamine. Selgust. Ja tuleb tõdeda. Ja 2-2 on see mänguseis Harju Laagri Paide linnameeskonna vahel. Ja ütlen, väga kenasti löödud penalti. Tegi oma need kerged pausiga asted sinna ja jälgis täpselt, mida Harju teeb, ehk väravaht, mida teeb ja lõi vastu ilusti löödud, nii et veel kord palju õnne. Ja tuleb ise ka kohe platsilt ära ja tema asemele siis on sisse tulemas Ander-Joosep Kose, aga Eerme puhul siis tal nüüd kirjas 19 tabamust Premium liigas, sellel hooajal 3, üks värav Vaprusele ja siit nüüd siis 2. Seda kasutada, aga näed, mängitakse lühidalt. No nii, ja nüüd kas tuleb, ei tule? Oi, kui ohtlikult. Ja see on täpselt see, kõik